Tere head diskisõbrad ja tere tulemast vaatama Männiku nädalamängu, mida ma mängisin 14. mail peale jõulumäel toimunud karikaetappi. Alustasime 6. rajast, viskasin oma Leopardiga üle minevat viset, tegemist on veidi alla 100 meetri viskega ja jõudsin siia kenasti putile, alustades Pirkuga ja meeleolu oli hea. Järgmisel rajal läksin 4 küüne passiga, veidike haiseris kenasti, natuke flippas, kulges kenasti kuni korvini ja küll video peale ei saanud, aga võtsin järgmise Pirku ja olen juba -2 peal. Siin ma avastasin, et on tehtud korv lihtsamaks, zone'iga lihtne forepõks läks küll veidi üle, aga jällegi lihtsalt sissetõstmise vaev ja olen juba -3 peal ja mõtlen, et siit tuleb üks korralik ring. Aga siin läksin liiga ahneks ja võtsin oma Kedaway, libisesin ka veel, jäi liiga varaseks vasakusse äärde. Pidin pitch upima ja siis lihtsalt sain barri sisse tõsta. Sellel kurikuulsal rajal võtsin Justice'i, mõtlesin, et saan kenasti skipiga ja skipiga ma sain aga napilt enne mandot, mistõttu pidin barri korvi alla lihtsalt puttima ja siit kahjuks bogey sisse endale saama. Nii et üks vise tagasi ei ole veel hullu. Tundsin putteriga ennast hästi, viskan väga palju Destroyeri varblast, täpselt keskele penetreerisin seda tunnelit, võta lihtsalt lihtne Pirku ja mine edasi, aga ei. Siin nagu näha, putida ei oska kettidest välja ja lähed barriga edasi. Aga pole hullu, järgmine lihtne zone'i vise, sirgelt välja ja lase feidida. Mina otsustasin, et ei, ma lähen seest poolt. Napilt puudest läbi, skipis küll korvi alla. Kohale jõudes vaatasin, et okei, siin on küll Pirku võimalus, aga kõrgele. Ja et ei airballinud üle, võtsin sealt samamoodi barri ja oli mõtetega järgmises rajas juba, kust on kindel barr, aga peaks ikkagi Pirku võtma. Läksin uuesti putteriga viskama, nagu näha, jõudsin siit kuskil 4,5-5 meetri peale, mis on minu jaoks kõige ebamugavam. See parempoolne puu häiris, jätsin vasakule ja pidin jälle barriga siit koju tulema. Aga siin testin sellist ketast, nagu mis on Kevin Jones'i uus Feedback 95-13 numbritega, väga kuld ketas. Aitäh Rasmus Metsamaale, kes selle USA's testisse tõi ja see viis mind ka kenasti korvile lähedale, kus ma lõpuks üle pika aja võtsin jälle Pirku ja olen tagasi -3. Järgmisel jällegi putter kätte, sirge vise, Destroyeri varblane ja sirgelt ma viskasin, aga gramm paremale sai ühe puu ja pidin siit kaugelt 25-30 pealt hakkama korvile lähenema, kus ma jätsin selle kätte kinni, jäi annukasse, läks mööda korvist, niimoodi ma kindlasti ei tahtnud ja pidin siin sükse 3,5 meetri hargiputi barrina sisse panema. Nüüd mõtlesin, et putterid on visatud küll, peaks võtma driveri kätte ja korralikult viskama. Kuna mulle power grip ei meeldi, siis ma vaikselt harjutan seda, viskan driverit fan gripiga. Ja siin ma läksin äsama, jätsin selle madalaks, early, läks küll puudest läbi, aga sattusin vasakpoolsesse kraavi, kus ei näinud ühtegi head käppi, aga tundus, et mingi kange fairway'ga võiks siit hakata joonistama. Võtsin oma kõige kangema, tegemist siis Doombird 4-ga FT3 ja otsustasin esimesse puusse visata. Siin on paremal pool käpp olemas, enamus inimesed läheks backariga, mulle meeldib neid visata forega, niimoodi, et ta maandub kenasti sirgelt ja suutsin selle ära joonistada ja siit barriga maha tulla. Siin taas kord Kevin Jones'i Feedback, pane lihtsalt kõrgele, lase feidida, üpriski lihtne drive, kui üle ei viska, üle ei tõmba ja maandusin väga hea koha peal. Gramm küll lühike, võiks olla 10 meetrit edasi, aga mul oli täpselt käpp olemas. Aga selliste väikeste sammude pealt taas kord ei ole harjunud ja mida ma teen, jätan lühikseks ja samal ajal mõtlen oma peas, et õpi mängima. Hoia sellest kettast kinni, mitte ära viska kuskile metsa. Olin Pirku puti peal siin metsas. Japs, panin ära. Seekord suutsin ikkagi ühe Pirku ka võtta. Siin taaskord mõtlesin, lähen putteriga, aga vaatasin, et ei, võiks õrn flippamine toimuda ikkagi, et lähme passiga. Gramm haiserit ja äkki natuke flippab, aga terve tee läheb
sealt koridorist läbi, nii ka oli. Vaatasin, et äkki saan veel puu, aga ei, feidis õigel ajal alla ja nagu siit nüüd näha, lihtsalt sisse tõstmise vaev. Scorch, üleminev vise, mida teeb Roger? Täiega tõmbab üle, liiga vara, õnneks sai puu, kikkis normaalse koha peale ja vaatasin, et parr on kindel, äkki on isegi pirku mängitav. Otsustasin, et võtan siit Justice'i, saan hakata joonistama sinna auku annukas sisse ja las ta siis tuleb tagasi ja mis ma teen, tõmban esimesse puusse. Tubli Roger. Siit juba parri lootus on kadumas. Standstill vise ei ole minu lemmik ja mida ma teen, hoian taaskord liiga kaua kinni ja lähen kõikidest puudest läbi ja õnnestub korvi alla see toimetada, ma ei tea, mis ime läbi, aga siit ma parriga õnneks ikkagi maha tulin. Esimene rada on võrdlemisi lihtne fore hetkel, taaskord võtan feedbacki Prodigy oma Kevin Jonesi signatuuri ja õrna flikiga korvi pooled teele, vaatasime, et see läheb isegi topsi peaaegu. Ja topsi tagant ta läbi läks ja mõtlesin, et siit on veel võimalik siukest -8 vähemasti rünnata. Aga taaskord Prodigy feedback ja early release. Harjutusringil läksin ilusti ümber selle kase paremalt. Siin millegipärast oli timing vale, early release. Mõtlen, et siit peab stepperi ju ära panema, võiks ikkagi pirku võtta, aga putt ei ole minu teema terve see hooaeg veel olnud. Ilmselt ka selle tõttu, et ei ole seda väga harjutanud. Ja järgmisel rajal tean, et see on lihtne fore. Võtan oma Z-Zone'i fly tie'ga ja jätan selle lühikeseks. Lihtsalt otse valli sisse. Peas on juba kõiksugused krõvedad sõnad iseenda kohta. Ja võtan oma Titanium Flex Zone'i vaikselt selline pitch up korvini ja proovin selle parri sisse ära puttida, veidi ebamugav oli, pidi harki minema, aga kenasti siit parr sai ära võetud. Ja nüüd siin, lihtne, viska otse, lase feidida, ei pea üldse kaugele viskama. Ja mina, nagu kultusfilmis, teen kõik valesti. Ja saan ühe esmase puu, siit ei jäänud muud üle, kui proovida kuskiltki käpist mingi zone'i vise saada fairway'le, seda ma ka tegin, mõtlesin, Roger, võta siit ainult parr. Zone'iga sirgelt tunnelisse ja oled korvi all, aga ei, jälle early release, saad sealt puu ja mõtted olid mustad. Siit ma enam midagi head ei võta, olen suures spagaadis, nagu te näete, spagaat ei ole mulle, spagaatputt ei ole keeruline, käige tantsimas noorena, saate ka niimoodi puttida, ei ole jalalihased kinni. Ja spit out kahjuks liiga paremale, väga hea puti proov oli. Ja tulin siit ikkagi pogiga maha ja viimased tunnelit on ju vaja tabada, aga mida teeb Roger? Kõmm, early release jälle. Ja siit ei jäänud muud üle, kui hakata kujundama, nägin ainult ühte rolleri liini. Zone kätte, õrnalt vise teele ja mis juhtub? Enda üllatusekski teebki seda, mida ma tahan, aga ei jää seisma, vana tont. Ainult pikaks, lähen vaatan lõpuks, kus ta on. Kõik puud on ees, mitte midagi ei ole võimalik teha, ainult väike skuuber. Ja kuna ma ei ole Brody Smith, siis see ei jõua korvi ja tuleb ka siit võtta üks bogey ja lõpetusena tulla maha -4-ga.